Erki Kasenurg, Tallinna Rahvaliiga valitseva meistri KK Pelgulinna mängija. Alustasite uut hooaega võidukalt. Kuidas esimene mäng läks? Aitäh! No võidukalt alustasime, et selles mõttes läks hästi, aga mäng ise, ma arvan, oli väga krobeline. No, võib-olla veidi sarnane eilsele Cramo ja Ventspilsi mängule, aga jäime rahule, kõik jäid terveks ja meil on hea. Kuidas hindad Rahvaliiga uuenenud 6 Rahvaliigat sellel hooajal? No väga uhke, et kui kas või ütleme saali järgi juba, et esimest korda siin saalis mängida ja tundub, et on mõeldud selle nagu avamispäev ja organisatoorse poole peale, et raske öelda veel, aga esimene mulje on väga hea. Mis eesmärgid on KK Pelgulinna võistkonnal algaval hooajal? No kõik on öelnud ühe eesmärgi, et ma võib-olla kui me erinen neist, siis ma ütleksin, et meie eesmärk on saada play-offi, aga siis tegelikult nagu sa ka alustasid vist oma juttu, et me oleme valitsevad meistrid, mis on väga tore tiitel on ju, ja alati keerulisem tiitlit kaitsta, siis meil siiamaani on ainult üks eesmärk, et me tahame võita veel, sest see võidu maitse oli kevadel väga magus ja ei taha teisi maitseid. On teil juba kaardistatud vastased ära ka, et kes võiks kõige suuremad vastased olla sellel tiitli teekonnal? Sellepärast mind täna sinu juurde Siim siia saadeti, et mina ei tea vastast, et mitte midagi. No, näen, mõned tuttavad näevad, on vahetanud särki, et võib-olla meil nii-öelda see hall kardinal, kes meil KK Pelgulinnas on selle kaardistamist nagu tõsisemalt tegemas. Mina ei tea. Midagi kindlasti on tehtud, et Eskarim oli meil esimene vastane. No, teda me mäletasime kevadest ka, aga ma arvan, et mõnes mõttes niisugune teadmatus on ka nagu hea, aga meil põhimehed on nii-öelda ikkagi teavad seda vastaseid paremini kui mina. Kahjuks ma ei tea midagi. Ja viimaseks küsimuseks, miks KK Pelgulinna mehed mängivad harrastuskorvpalli? No KK Pelgulinna mehed on mänginud harrastuskorvpalli veel eelmisest aasta 1000 ja see on hakanud meeldima ja hetkel veel tervis lubab ja on see teravik on liikunud noorematele, tugevamatele, parematele mängijatele ja ongi niisugune sõpruskond, kes teab kedagi, kes siis jälle suve jooksul vahetab klubi, tullakse juurde. Me nagu iga aastaga mul on tänase mängu põhjal tunne, et muutume paremaks, aga mingisugune 3, 4, 5 ka vanad olijad nii-öelda jäävad, kes on nagu väga-väga varasest ajast siis peaaegu 20 aastat tagasi või ma ei mäletagi, millal me alustasime. Äkki oli 99 või oli see 2000, et omal ajal oli ju niimoodi, et 90ndate alguses mängisime Pelgulinna kooli hoovis korvpalli ja seal oli põhiline küsimus oli selles, et kas saame mängida, sootsime oma korda, kui suured poisid mängisid ja siis meid võeti mängu ja siis jäi niisugune kirg selle korvpalli juurde, et see ongi selleks põhjuseks ja jalad ja põlved ja selge ja kõik ju veel kannatab, et nii kaua kui, mis sa muud ikka teed, et sa ju tead ise omast käest samamoodi, et oled mängid terve elu, ma arvan, ka vist kõike on ju hoovi korvpalli, hoovi jalgpalli. Et ma arvan, et see ongi sellest, et mingi väljund ju peab olema. Et ju meistriliigasse ja kõrgemale ei küündi tase, siis kuskilt tahad ju korvpalli mängida ja sellepärast on õnneks Rahvaliiga loodud.